oleme siin meie Prolitsi Europe Talent Team liikme Mattias Villotaga, kes just võitis Eesti talvised meistrivõistlused juunior divisionis. Lisaks temaga on meil kaasas siin meie Prolitsi Street Teami liige Henri Adam, kes siis terve võistluse jooksul kädis Mattiast. Mattias, 3 ringi on läbi. Räägi, mis emotsioonid valdavad praegu. Võit on käes, võit on taskus. Mis tunded on? Head emotsioonid on. Super, hea kuulda seda. Mängisid 3 ringi suhteliselt erinevalt. Esimene ring oli sul 2 peale, oli vist teine ring. Räägi teisel ringil, mis juhtus? Lõpus oli seal tulemustega väike jauramine, et räägi siis täpselt ära, mis seal oli. Et lugesime kogemata skoori valeks ja sellest sain 2 trahvipunkti juurde. Okei. Kuulsin, et tegelikult olid skoori sisse andnud juba ja hiljem avastasid ja kõndisid tagantjärgi, läksid uuesti ütlema seda, et oli hoopis teine skoor, ja sealt ka see karistus nii-öelda vise ja pluss 2 penaltit. Ja oli nii? Jah. Selle eest müts maha aususe eest, et discgolfis on ju siin küll ja veel olnud lugusid, kus inimesed nii-öelda ei ütle skoori õieti või nii-öelda jätavad mingeid asju märkimata, et selles suhtes tubli poiss, et nii noores eas juba selline sportlik ausus on sees, et 3. ring, jälgisime siin Metrixis tulemusi, korra juba hakkas vaatama, et kas on väike pinge sees, et olid siin juba nii-öelda oma liideri positsiooni käest andnud ja Oliver Kihu oli ühega ette läinud, et räägi, mis vahepeal toimus, et kas tundsid väikest võistluspinget ja kuidas sellest välja tulid? Esimesed mingi 6 rada oli päris suur närv sees, aga peale seda, kui 15 meetri putti ära panin, siis tuli kene siinust tagasi. Okei. Me siin kõik oleme kuulnud, et sul vist putt jooksis nädalavahetusel hästi, et räägi üldse, kuidas kui kõik 3 ringi olid erinevad, siis tulemused on alati need, mis on ühtemoodi asjad, aga tegelikult see mäng, mis raja peal toimub, et alati on igasuguseid ebaõnnefaktorid, et mis siis nii-öelda võidu tõi koju, et mis olid see nii-öelda siis head küljed, et mis toimus, kuidas drive, kuidas putt? Võib-olla putt ja drive'i täpsus oli kõige parem. Okei. Seda oli ise siin, jälgisime siin neid korve ning näha oli, et koridori tabasid kenasti ja küsimus kädile. Käisid 3 ringi kaasas, et kuidas Mattiase mängu iseloomustad, et kas endal oli ka mingi hetk siin viimasel ringil korra tunne, et kas hakkab natukene käest ära libisema või? Algus oli ikka korralikult, jah. Ma mõtlesin, et nüüd peab kuskilt ikka soone peale tagasi saama ja siis, kui ta paar pikka putti pani, siis ikka julgustasin tagant ja siis ikka sai soone peale ja sealt läks edasi. Väga hea. Mis emotsioonidega muidu üldse võistlusele tulid ju, et see on ju punane on siin viimasel ajal peale seda uut layouti on suhteliselt nii-öelda kodurajaks saanud, et siin on ju kõik nädalamängud on alati siin toimunud, et oled alati nädalamängud oli hästi esindanud nii-öelda ja alati häid skoore mänginud, et seadsid sa endale mingid eesmärgid ka või seadnud? Eesmärk oli top 3 kindlasti saada. Noh, see sai kenasti täidetud vist, nagu näen, et võit oli päris hästi, tegelikult täpselt ei teagi, kas äkki 4 viskega? Vist oli jah. 4 viskaline edu nii-öelda, et Oliver Kihu ees siin, et super tulemus nii-öelda. Meil on hea meel. Mis edasised plaanid? Mis järgmine võistlus on? Inno Baltic Tour, Sarasais nüüd. Sarasais, jaa. Sinna me läheme ise ka, nii et kindlasti aitame seal Mattiasele kenasti hea gameplani paika panna, nii et loodame, et Mattiase edu jätkub. Nii et endale mäng meeldib, kõik läheb hästi praegu. Jah. Väga hea, siis on hästi. Tuli poiss, palju õnne. Käidel ka palju õnne. Jaa, aitäh. Läheme Sarasais.